Ilmar Tombergile, Tallinna Garnisoni ühe võimekama orkestri dirigendile, anti hiljuti Eesti NSV tehnilise kultuuritegelase aunimetus. Вот не получается вместе. Раз, нужно сжать эти 16, а не ла-па-па-па-пам. Значит, получается не. То же самое в басу. Пасите на голове. Ла-да-да-да-дам. Ла-па-па-па-пам. Сюда. Да-да-да-да-да. Justkui natuke kiirustaks siin juures, siis seda tuleb teha. Прошу всего, вот эта вся группа. Tema tee algas Kaukaasiast. Trompetistina viis mööda suure Isamaa sõjaraskeid radu. Järgnes konservatoorium. 2 korda aastas marsime meiegi selle orkestri takti järgi. Nõukogude armee 56. aastapäeval võib Ilmar Tomberg öelda, et pool sellest on ta kandnud meie armee vormi. Siis Valgre teie silmapiirile ilmus? No Valgrega kokku ma isiklikult sain juba 44. aastal, siis kui moodustati see korpuse suurorkester. Korpuse džäss? Jah, aga tema laulusime juba varemgi seal teistes orkestristes. Kas laulud läksid ühest diviisist teise? Jah, need käisivad kohe nii ilma traatideta telegraafi teel nähtavasti. Kui suur teie ansambel oli? Polguorkestris? No ma olin mitmes orkestris õieti. Ma olin, enne olime Tagavara polguorkestris. Puhkpilis ja siis seal me mängisime, meil oli ka niisugune sega-ansambel oli niisugune. Seal oli mandaliinid ja kitarrid ja viiulid olid sees ja seal oli 10 nimi. Ja siis ma Tagavara polguorkestrist läksin 7. diviisi orkestrisse. Seal ka puhkpiliorkester oli, Kulbi juhatusel oli orkester, seal oli suur orkester igatahes, üle 20 mehe oli orkester. Ja sealt siis Luki all tegin selle orkestriga, lõin kaasa. Ja pärast siis Lukid 5. mail viidi üle korpuse staabi üks väike niisugune kindral Pärnapunt nimetati sinna orkestrisse üle. Aha, olen kuulnud sellest puntist. Ja seal oli neid 3 punti, oli neid, see oli esimene punt, siis oli pärast Kuuramaal oli me juba siis Emil Laansa juhatus oli teine punt ja pärast oli siis veel 3. punt. Kuidas Valgre lood olid mängida? No kõigepealt just ma ütleks, kus ma ise neid mängisin juba rohkem ja need olid suures orkestris. Džässorkestris ja suur orkester seal, kus oli 4 trompetit, 4 trombooni, 8 saksi, 4 viiulit, 2 kontrabassi, löökristad, 4 akordini, 3 kitarrid, seal solistid, kvartett, tantsijad ja kõik. Ja siis nad olid muidugi väga hästi orkestreeritud tema palad kõik. Väga hästi orkestreeritud ja kõlasid nad hästi, et neid oli lihtsalt nauding mängida. Nauding. Lihtsalt tahtsid neid mängida, nad ei olnud rasked, nad ei olnud rasked, aga nad olid mugavad ja nad olid südamlikud miks. No tema laulud olid tõesti nii, ma ei saaks ütelda, et nad mobiliseerivad olivad, seda on vähe ütelda mobiliseerida, nad olid lihtsalt läksid niivõrd südamesse, et ei olnud vist korpuses vist ühtegi, ma ei liialda, ühtegi sõdurit, kes ei teadnud Valgre laulusi, näiteks niisugust nagu Peagi saabun tagasi su juurde või Eidekene Hella või ütleme, mis kõige paremaid laulusi vastaks temal oli see Hallist sõdurist Sineris. See oli suurepärane laul ja muidugi see avaldas väga suurt mõju sõduritele. Peagi saabun tagasi su juurde, see oli varem ja see oli varem tehtud venekeelse tekstiga ja tekst oli just vastupidi, mitte et Peagi saabun tagasi su juurde, vaid Jak тебе так скоро не приеду.
ma ei saabu su nii pea. See oli 42. aastal tehtud Tšebarkulis, see laul siis, nii palju kui mina tean. Ja siis oli muidugi meeleolu veel natuke teistmoodi, aga juba kui hakkasime siia kodupoole tulema, siis tuli sõnad, et tahtmata iseenesest nähtavasti tulivad keele peal teised sõnad, et juba oli teada, et me tuleme tingimata saabume juba koju poole. Ja Valgre. Tal oli kirjutatud ka, ta lõi ise väga palju lauludele sõnad ise, siis koostöös Vennolaga kirjutasid palju sõnu, kuid tal oli ta tegi mitme mehega seal nii kahas ja, aga tal oli ka venekeelsed tekstiga laulus. Hiljuti ma sain veel Saviogu käest noodi, see on laul Leningradist. Leningradi laul Leningradist. Ja vaat seda ei ole trükitud ja Saviog juhuslikult mismoodi ma sain teada, mul oli tarvis lihtsalt, leidsin ühe kava, tähendab kontsertikava, diviisiorkestrikava, 249. diviisiorkestrikava, kus Saviok oli ja siis Valgred olid selles orkestris. Ja seal on kavas näiteks laul Leningradist, laul Stalingradist, veel palju laulusi seal, aga ühtegi autorit ei ole märgitud. Ja mul oli tingimata mõned laulud, ma teadsin autorit, siis ma panin ära ja Valgre laulud seal mõned olid. Aga vaat laul Leningradist lihtsalt ma ei teadnud, kelle laul see võib olla, kas Solovjovs ei tohi või kellega venekeelne tekst. Ja kui ma Saviok käest küsisin, Saviok leidis selle noodi ja see noot on praegu minu käes ja seal on väga tore venekeelne tekst. Ma seda autorit ei tea, kes selle venekeelne teksti autor on, aga muusika on päris kindlasti Valgre, see on siis kindlaks tehtud ja see on väga niisugune, kui ta oli siis aktuaalne ja praegu võiks seda täiesti vabalt laula, sest ta on täiesti aktuaalne, nii vahvad sõnad. Ja vahvad sõnad on ja väga tore laul ja seda ei ole kusagil trükitud ja minul oli see ka meelest ära läinud ja absoluutselt mul ei olnud 5 meeles ega midagi. Võidi suure korpusorkestriga me seda ei laulnud kindlasti. Siis langis ta nagu kavast välja, sest esiplaanile tõusid kõik need Eesti linnad. Ja siis need tulivad Narva valss ja Tartu marss ja Pärnu ballaad ja Viljandi serenaad ja siis tulivad ka niisugused nagu Külluse sarvest. Ja kõik nad olid väga originaalsed ja tõesti haruldased löövad läbi need laulud. Ja niivõrd meeleolud. Te muidugi mäletate neid korpuse džässikontserte siin Eestis ka? Ja, mäletan küll. Esimene, kus oli Draamateatris? Draamateatris 2 õhtut järjest. Publikud oli puupüsti täis, vastuvõtt oli oivaline. Siis oli estraadiorkestriga, puhkpilliorkestriga. Esimene osa oli puhkpilliorkestriga. Vigla juhataja, see oli ka suurepärane orkester. üle 40 mehe orkester. Aga siis seal sai muretseda juurde pille. Ostetud igalt poolt, kuidas keegi oskas. Mina ostsin omale trompeti seal. Läks tarvis ja raskustega küll, aga muretseti kõik pillid, tehti igasugust nalja seal taldrikuid, kuskilt puhkpilli taldrikud, estraaditaldrikud ei olnud kuskilt saada, siis meisterdati nendest mürskudest, kilsidest tehti, kõlasid küll. Rasked ajad olivad, aga muusikat tehti seal küll Eesti korpuses vähemalt väga tugevasti. Ei olnudki niisugust üksust, kus ei oleks olnud kas või väikest ansamblilt.